Tere jälle! Ma küll lubasin eelmise vlogi lõpus, et ilmselt ma nüüd pikka aega enam vlogi ei tee ja teen siis, kui tunne tuleb. Aga see tunne tuli rutem, kui ma arvasin. Ja see tunne tuli seoses uue aasta ja uue aasta eesmärkidega. Midagi muud siin vlogis täna ei näe, kui ainult mind ja minu rääkimist. Et sa võid selle julgelt panna endale kuhugi taustaks, seda ei pea vaatama, siin ei ole väga palju mitte midagi vaadata, on ainult kuulata. Et ma eelmised vlogid olen hoidnud enda jutu arvelt siis lühemad, sest mulle anti märku, et keegi ei viitsi üle mu 10-minutilisi vloge vaadata. Siis ma panin rohkem elukaadreid kui enda juttu, aga nüüd ma teen siis tänasega kõik tasa. Niisiis, uus aasta. No ma olen terve elu olnud pigem selline uue aasta eesmärkide seadja ja üldiselt ma olen üritanud panna endale ka realistlikud ja võib-olla ka sellepärast on hästi läinud, et ma olen üsna vähe eesmärke endale seadnud, 2-5 tavaliselt, aga vot nüüd see 2024, mis algab, mul lihtsalt tuleb mingeid asju, mida ma tahan see aasta ära teha. Ja ma olen kuidagi ise nii motiveeritud enda eesmärkidest, et ma nagu tunnen, et ma tahan selle kõike videosse ka panna. Et võib-olla ma motiveerin siis kedagi teist veel. No esiteks mõne sellise asjaga ma olen juba teinud algust, mõne muutusega. Näiteks mul on 5 märkmikku olnud senises elus, ka sel aastal. Igal 5 märkmikul on erinev eesmärk olnud. Nii. Esiteks, see on siis nii-öelda kalendermärkmik, kus on siis sees olnud kõik sündmused ja kohad, kus ma siis mingil hetkel ja mis kellaaegadel olema pean. Nii, siis on mul olnud selline valgete lehtedega. See on nagu scratchbook natukene. Siin on ka sellised hästi palju mingisuguseid jooniseid, kas mingeid majajooniseid või midagi, mida ma ehitada olen tahtnud. Aga hästi palju on ka selliseid, no näiteks siin on oktoober 2023. Et mingid asjad, mida ma nagu oktoobris teha tahan, siis ma panen siia kirja ja siis ma saan ilusti nagu maha tõmmata. Et ma olen selline, see on rahulduspakku, kui ma saan midagi maha tõmmata. Siis on mul selline pikaajalisem märkmik ja siin tegelikult ongi mul iga aasta alguses olnud siis eesmärgid kirjas. Kui ma vaatan nüüd 2023. Nii. Oli eesmärk IKEA kapp, garderoobikapp, sai tehtud. Lapsetuba valmis, sai tehtud. Esik, sai tehtud. Tänavakivi, sai tehtud. Klassi kokku tuleb korraldada, sai tehtud. No, kõik olid sellised reaalsed eesmärgid. 2022, mis siin oli? Terrass, sai tehtud. Beebi, sai tehtud. Siis on mul eraldi jõulumärkmik ja seda ma siis kasutan jõulu igasuguste ürituste jaoks. Mul on juba mitmeid aastaid olnud traditsioon jõuludeks sõpradele pidu korraldada. Ma arvan, ma olen seda korraldanud 7 aastat. Ja 7 aastat järjest olen ma siis andnud välja ka erinevaid tiitleid, siis aasta tegija tiitleid. No näiteks 2016 oli siin... ma ei saa nüüd kui häälega öelda. Oota, nii 2017 näiteks aasta humorist või aasta õppur või aasta tegija, aasta autojuht. No, need ei ole sellised edasikanduvad tiitlid, vaid igal aastal on siis mingisugune oma tiitel. Ja ma olen siis kõik siia kirja pannud, kes mis aastal mis tiitli sai, et ma ei annaks kellelegi sama tiitlit 2 korda. Sest võid ju arvata, et sa mäletad, mida sa andsid eelmisel aastal, aga tegelikult ei mäleta, et see ülihea alati iga aasta lõpus siia tagasi tulla ja vaadata. Äkki ta on juba selle eest mingi tiitli saanud. Lisaks on siin siis peokavad, mis mänge ma olen korraldanud, mis mänge ma olen mänginud.
mingitel aastatel siin olemas, nii et see on puhtalt siis jõulumärkmik. Ja siis kolmas märkmik, mille mu hea sõbranna mulle kinkis, seda ma ei ole väga palju saanud kasutada, küll aga ma kasutasin seda oktoobris, kui mul oli väga-väga tihe nädal. Ja siin ees oli siis selline hästi tore minu unistuste elu. Igas erinevas valdkonnas siis, mida siis teha või saavutada mingiks hetkeks tahad ja siia ma olen kõik sellised eriti pikaajalised eesmärgid siis kirja pannud. Ja siin on hästi vahva, siin saab võtta lihtsalt niisuguse nädalaplaani ette ja tehagi endale siis ühe konkreetse nädalaplaan. See üks nädal on tehtud, siis sa ei pruugi näiteks mitu nädalat enam teha. Ja siis saad jälle võtta mingi nädala, kus sa tunned, et sul on siis vaja sellist planeerimist. Ja nüüd, kuhu ma selle kõigega jõuda tahtsin, et mul oli seni 5 märkmikku. Nüüd ma need 5, no võib-olla 4, ma arvan, et seda ma hakkan ikkagi kasutama. Need 5 märki ma heidan kõrvale ja ma lähen siis täielikult digiteed. Ma olen olnud hästi kaua paberiinimene, paberile kõik kirja pannud, see võib-olla ka natukene mu tööst tulenevalt kuidagi, ma olen õpetaja, et siis ikkagi harjumus on tunniplaan ikkagi märkmikust vaadata. Hindeid ma märkmikusse ei pane kirja, aga nagu tunnikavasid ma küll planeerin siis käsitsi ja märkmikusse. Aga nüüd ma pole üle poole aasta tööd teinud. No ma kuidagi tunnen, et märkmikud koormavad mind liiga palju. Sest neid ei ole mul ligi, siis kui mul neid vaja on. Kui ma olen tööl, siis mul on kogu aeg see märkmik laua peal ja väga lihtsasti ongi sinna kõik hea sisse panna. Aga nüüd, viimased kuud on olnud nii, et mul tavaliselt tuleb mingi asi, loen, tuleb mingi meil või Messengeris lepime kokku mingi kohtumise, ma panen selle endale notesidesse kirja selleks, et ma saaksin selle kunagi notesidest siis kirjutada tagasi välja märkmikusse. Ja siis ma mingi sel nädalal nagu mõtlesin, et see ei ole nagu mõistlik enam. Ja ma siis tegin endale, ma ei tea, kas viimase inimesena maailmas digitaalse Google kalendri. Ja lisaks üks argument veel selle Google kalendriga oli siis see, et seda saab nii-öelda ka abikaasaga jagada, sest meil septembris oli üks väga huvitav juhus. Minu mees kuni septembrini märkmikku ei kasutanud, peale seda juhtumist hakkas seda tegema. Nimelt me planeerisime enda pulma ja siis selgus, et see kuupäev, mil me otsustasime, et me nüüd abiellume, oli tal kahjuks juba hõivatud, aga kõik registreerimine oli paika pandud, spa oli pandud, ühesõnaga kõik oli planeeritud ja siis selgus, et me ei saagi sel päeval pulma pidada. Ja siis oli vaja uus kuupäev leida ja siis sellest ajast saati minu tungival soovitusel, nõudmisel kasutab abikaasaga Google kalendrit. Nüüd on meie kalendrid süngitud, nii et me näeme mõlema asju ja loodetavasti siis siukseid juhtumisi enam ei juhtu. Mis aga tähendab seda, et põhimõtteliselt mul seda kalendermärkmikku nüüd siis enam vist vaja ei lähe. Ja. Ei tea, võib-olla kui ma tööle tagasi lähen, siis ma ilmselt hakkan jälle kalendrit kasutama, aga praegu on nii mugava. Ma ei ole veel nende aasta eesmärkideni jõudnud, ma olen kõigest muust jahunud, aga ma vaikselt liigun sinna poole. Miks ma sellest rääkima hakkasin, oli see, et ka selle aasta eesmärgid on mul nüüd digitaalsed. Sest ka selle märkmiku, kus mul need eesmärgid sees olid, oli see lugu, et ma võib-olla vaatasin seda kord või 2 aastas, kui ma selle sahtlist avastasin. Aga selleks, et nende eesmärkidega päriselt tegeleda, on ikkagi vaja, ma arvan, minimaalselt kord kuus need siis üle vaadata. Ja siis ma tegingi endale siia
notes'idesse ja vaatame siis mõned eesmärgid üle. Lisaks sellele, et on eesmärgid, siis ma jagasin enda eesmärgid ka kategooriatesse. Ja minu kategooriad on siis laps, kodu, mina, sotsiaalmeedia, töö ja muu. Et võib-olla sellest muust areneb mingi muu kategooria veel välja. Et mul on plaan ka nii-öelda, kui mul tuleb mingi idee, siis ma võin siia vabalt aasta keskel ka ju ideid juurde lisada. See ei ole niimoodi, et aasta alguses on tehtud ja nüüd ma ei tohi neid teha. Mis puutub sellest, et kas ma saan neid maha tõmmata, nagu ma märkmikust sain, maha ei saa tõmmata, aga ma saan selle tehtud ette märkida. Nii, kõike ma ei hakka siin läbi käima, ma käin läbi sellised, mis võiksid võib-olla mõtlemisainet või motivatsiooni anda siis ka vaatajatele. Esimene kategooria oli Franz ja mida siit võib-olla on välja tuua, siis saada Franz oma voodis magama hüüumärgiga, sest me oleme 2 kuud maganud Kaisus, ta ei ole voodis nõus magama rohkem kui 20 minutit. Aga ma olen sellest kaisutamisest ise füüsiliselt natukene väsinud, sest ma ärkan iga hommik õudsa seljavaluga ja muuni ei ole kvaliteetne. Ta ei oleks ilmselt nagu nii kvaliteetne, kui ta oma voodis magaks, sest ta mingi hetk ärkaks ikka, aga praegu, kui ma üritan teda oma voodis hoida, siis ta ärkab, ma ei tea, 4, 5, 6 korda ja Kaisus ärkab ka ikkagi söömiseks 2-3 korda. Siis teiseks kasutada ikka riidest mähkmeid ka. Ma kasutasin sügisel riidest mähkmeid, aga siis ma natukene väsisin ära nendest pesemisest ja askeldamisest. Aga samas, kui ma mõtlen, kui palju kulub neid plastikmähkmeid looduse seisukohast, teiseks, kui palju raha tegelikult ka neile kulub, siis riidest mähkmed on ikkagi väga-väga palju soodsam. Lisaks sellele, et mul on nad olemas, et ma ei pea neid hakkama ostma. Et ma üritan siis selles osas ka ennast jälle kokku võtta. Nii, kodu, kõige põnevam teema. Koduga seoses, vaata, mis meil siis on? Õue elektripistikud. Meil on juhtmed veetud juba 2 aastat, pistikud on ka olemas, aga lihtsalt need pistikud ei ole pandud sinna. Nii, teha haljastuse plaan. See on üks kindel asi, millega ma tahan see aasta tegelema hakata, mitte lisaks plaanile, vaid ka panna reaalselt puid ja põõsed ära, sest puud ja põõsed ju kasvavad. Ja meil on praegu suhteliselt lage ja mida kiiremini need puud ja põõsed kasvama saavad, seda kiiremini need siis kunagi ka suured ja ilusad on. Niisugused mingid väiksemad, mingid riiulid kuhugi panna. Nii, siis üks suure eesmärk on siis garaažil saada nii-öelda karp kinni, et nii-öelda vihmakindlaks uuel suvel. Ja selliseid suuremaid ei olegi ja see on kusjuures esimene aasta, kui pole mingid väga suuri, okei, garaaž tegelikult on suur projekt, aga vähemalt nagu see kodu, kus ma siin praegu olen, see nagu sai sel aastal nii palju valmis, et ma saan siin südamerahus nüüd loodetavasti 2 aastat ilma suuremate remontideta elada. Nii, siis järgmine kategooria on mina. Minal on lugeda vähemalt 8 raamatut. Eelmine aasta oli mul ka raamatud, olid eesmärkides, aga sellega läks ikka väga halvasti. Ma loodan, et see aasta läheb paremini. Selles mõttes läheb kindlasti paremini, et mul juba 1 raamat on pooleli, mille ma lõpetan uuel aastal, nii et siis saab vähemalt 1 raamatu uudasse kirja panna. Siis 30% vähem sotsiaalmeediat, välja arvatud sisuloome. Jah, see on asi, millega ma tunnen, et on oluline minul enda jaoks tegeleda ja ma tegelikult eile juba võtsingi ette ja hakkasingi juba tegelema, mis siis, et eile ei olnud veel uus aasta. Ma tunnen, et ma olen vist natukene sellest scrollimisest sõltuvuses. Ja kui ma vaatan neid screen time'i, siis on ka tegelikult ikkagi nagu jahmatavalt palju seda.
ja mida ma siis tegin, et oleks seda vähem. Ma vaatasin Facebookis üle absoluutselt kõik grupid, kus ma olen ja sellised tilu-lilu grupid, näiteks mingi Muksula grupis, kus ma olin, mis tuli kogu aeg, tuli nagu feed'i, läksid sinna sisse, siis oli jälle seal mingi tekst ja siis ikka nagu peatud mingil põhjusel ja loed seda, aga see on aja raiskamine. Ma ei saanud tegelikult sealt grupist nagu mitte midagi asjalikku, enamus aega oli seal lihtsalt mingisugune intriig ja võib-olla mõned rumalad küsimused ka. Ühesõnaga, ma tundsin, et mul ei anna mitte midagi juurde seal olemine. Ja selliseid gruppe oli tegelikult veel ja ma tegin sellise puhastuse. Siis mul nagu mõtlesingi, vaatasin gruppi, jah, tegelikult sealt mul tuleb palju. Ma mõtlen, mis näite ma veel toon. Näiteks mingid pulmakorraldusgrupid. No mul on pulmad peetud, mida ma ikka enam istun seal pulmakorraldusgruppides. Et võib-olla nii üleüldiselt ka peokorraldus nagu huvitab, aga selle eesmärgi nimel, et vähem olla seal aega, siis tundus mõistlik nendest gruppidest lahkuda. Ja teine oluline asi, mis ma tegin, oli see, et ma võtsin telefonist välja notificationid, nii et mul ei tule nüüd enam mitte ühegi sotsiaalmeedia platvormi kohta telefoni sisse teavitusi, välja arvatud siis Messenger. Aga no Messenger, ma ei tunne, et mulle seal nagu nii palju kirjutatakse, et see nüüd meeletult palju aega võtaks. Mingi 3 põhilist chati ja selles mõttes teiste inimestega suhtlemine, rääkimine, mis siis, et see on sotsiaalmeedias, ei ole minu arust nii-öelda kaotatud aeg. Ma suhtlen ikkagi endale kallite inimestega seal. Ja täna ma juba märkasin, et ma panin Instagrami pildi ja mul ei tule nagu notificationid ja mitte midagi nagu ei juhtu sellest, et ma nüüd ei näe, kes sel sekundil seda pilti laikis. Ühel hetkel päeval lähen, käin seal, vaatan, tore ja siis vaatan siis teiste asju edasi. Ja siis Instagramis ka ikkagi võtsin teatud kontodelt siis jälgimise maha. Et tegin sellise puhastuse selle eesmärgiga, et olla siis vähem uuel aastal sotsiaalmeediast sõltuv. Ja seal on tõesti see klausel välja arvatud sisuloome, sellepärast et see meie kodukonto on mõnes mõttes ka minu hobi. Mulle väga meeldib seda sisu sinna luua ja see sisuloome ei lähe nii-öelda selle sotsiaalmeedia aja sisse, kuigi telefonis vaadates läheb küll. Nii, lähme edasi mina. Ma panin siia sihukese asja kord 2 kuu jooksul päev iseendale. Võib-olla värsked lapsevanemad teised ka võivad suhestuda selle punktiga. Et on küll tunne, et elad siin ainult ja tegeled lapsega ja siis vahepeal on vaja lihtsalt minna ja käia täitsa üksi, teha midagi. Ja seda ma siis uuest aastast üritan ka teha. Sotsiaalmeedial on mul kirjas jätkata vlogidega. Nii et sellega ma arvan, et läheb hästi, sest mulle lihtsalt meeldib. Töö, vaatame, kas siit ka annab midagi välja tuua. Jah, kokkuvõttes siin on küll päris palju neid, aga võiks lihtsalt ühe kategooria alla panna see, et teenida siis, hakata teenima lisatulu. Mul on siin mõned mõtted, kuidas seda teha ja loodetavasti siis see õnnestub sellepärast, et mul 10 kuu pärast saab vanemahüvitis läbi ja tööle ma lähen alles 2025. aasta septembris. Nii et seni on ka vaja kuidagi hakkama saada. Nii, ja kategooria muu. Siin on mul küsimärgiga 30. sünnipäev. Ma saan see aasta 30 ja ma ei ole veel ära otsustanud, kas ma pean seda sünnipäeva või mitte. Nii, siis paroolihaldur. Ma seni ei ole kasutanud paroolihaldurit, aga ma arvan, et seda on mõistlik teha, et kuidagi võtta see kontroll ikkagi
kogu oma selle digitaalse maailma üle. Et kuhu kõik on kasutajad tehtud, mis on need paroolid ja kasutajanimed, et see on enam-vähem iga kord, kui ma kuhugi sisse hakkan logima, siis selline umbluu, et kas nüüd on meeles või ei ole. Et kuidagi see digihügieen teha endal siis korda. Siis back-up ida piltide elost kohe Dropboxi. Sellega ma olen ka juba tegelenud, sest lihtsalt hetkel on mu see pildilaegas juba nii hullus seisus, et ma scrollin, see on täiesti võimatu midagi leida, sellepärast et neid lapse ja kassi pilte on nii palju. Ja kui ma teen lapsest mingeid kuu sünnipäeva pilte, siis ma võin vabalt temast teha 150 pilti, sest ta ju sipleb ja temast ei saa normaalset pilti ja siis teed. Ja isegi kui seal on nagu üksikud, mida sa kasutad, siis kuidagi ei rahatsi neid ülejäänusid ära kustutada. Ja siis olen läinud seda teed, et laen siis kõik originaalid Dropboxi ja jätan siis telefoni mõned üksikud, et on endal kergem seal orienteeruda ja on siis mäluga nii-öelda rohkem. Lisaks siis nende digitaalsete eesmärkidele üleminekuga mitte ainult sellised pikad plaanid, vaid ka sellised mingid lühikesed plaanid. Näiteks nüüd uue nädala kohta mul on juba tehtud mingi nädala eesmärgi plaan, et ma saan sinna neid punkte panna. Siis lisaks on mul siuke nädala menüü, notes nüüd, see on täitsa uus asi, ma ei tea, kas teised inimesed teevad, mina ei ole teinud. On mul olnud küll poe nimekirjad, aga nad on Google Keepis olnud ja siis ma olen nad ära tikkinud, siis nad on ära kadunud. Aga nüüd ma hakkasin ikkagi iPhone'i notes'e kasutama, siis mõtlesin sellise süsteemi välja, et on mingi stabiilne poe nimekiri. Kui seal on nagu see tehtud ees, siis järelikult teda on veel ja kui ta saab otsa, siis ma lihtsalt võtan selle tärni sealt eest ära ja siis ma tean, et kui ma järgmine kord poodi lähen, siis on seda vaja osta. Ja poes käimisega on ka juba suur nii-öelda elumuutus toimunud. Sellega ma alustasin küll juba nüüd paar kuud tagasi. Ma käisin muidu iga nädal poes ja oli nii-öelda iga nädalased asjad, mida ma ostsin. Aga 2 kuud tagasi ma hakkasin siis üle minema kord kuus poes käimisele. Ja peab ütlema, et kord kuus poes käimine tuleb soodsam. Ma ei tea, kas see on üllatus, võib-olla minule endale natuke oli, siis mulle tundus, et nädal, vahet ei ole, et kas ma käin siis 4 korda kuus, ostan ju sama asju, kõiki kui sa käid iga nädal, siis sa ostad rohkem, kui sa käid 1 korra kuus. Ja sellega ma plaanin jätkata. Esiteks tuleb odavam ja teiseks võib-olla siukseid emotsiooni, mingeid näksi oste tuleb ka siis vähem. Ja siis teine fail on mul kulutused kord kvartalis ja siin on siis sellised majapidamistarbed, pesupulber ja WC-paber ja ka mähkmed näiteks. Siis on mul siin tore IKEA nimekiri, muidkui paisub. IKEAs me pidime juba detsembris ära käima, aga paar vlogi tagasi saate siis kuulda järgi, miks see IKEA siis ära jäi. Siis on mul notes raamatute kohta, mida ma lugeda soovin ja sellest aastast nüüd jälle, või alustasin nüüd juba paar päeva tagasi, aga kavatsen uuel aastal siis jätkata, on ka selline notes nagu mõtted raamatutest, et ma loen ja siis ma panen endale mingisugused siuksed puudutavamad punktid nagu kirja, et ma saaksin tagasi pöörduda nende juurde ja võib-olla siis neid siis kuidagi rakendada mingitel hetkedel, sest kõike korraga meelde jätta ei ole ju võimalik. Ja siis veel 2 notes'i, mida võib-olla siin tasuks välja tuua. Üks on kingi ideede notes. See jõul oli lihtsalt nagu kohutavalt raske mõelda, kellele mida kinkida ja siis ma tegin sellise notes'i, et kui mul tuleb aasta jooksul mingisugune idee, siis võib-olla tuleb, aga ei pruugi tulla. Aga kui tuleb, siis võib-olla see aitab mind järgmiste jõulude ajal. Ja lisaks on mul siin ka finantsplaan.
Mul on ka juba mitu aastat igakuine Excel, kuhu ma panen kirja enda kulutused, ka tulud. Aga see finantsplaan pigem kätkeb praegu endas selliseid kulutusi, mida ma tean, et tulevad, aga mis ei ole nii-öelda eelarvesisesed. No näiteks see, ma ütlesin, ma ise saan 30, aga lisaks sellele mul on terve posu sõpru, kes see aasta saavad 30 ja kõigil on nii-öelda peod tulemas. Et see ei ole küll niimoodi suur eelarveväline, aga natukene ikkagi peole minek nõuab mingisuguseid väljaminekuid ja siis ma üritasin nagu mõelda terve aasta peale, mis on need asjad, mis on sellised ootamatud, et ma saaksin neid ette planeerida, et nad ei tuleks niimoodi pauhti mulle eelarvesse sisse. Ja see nõudsis ka kindlasti selle aasta jooksul siis muudkui täieneb. Nii, kui nüüd kuidagi kokku võtta see pikk jutt, ma isegi ei tea, kaua ma siin jutustanud olen, siis kokkuvõtteks nii palju, et ma olen ülimotiveeritud. Mul on palju erinevas valdkonnas eesmärke ja oma eesmärkide üleüldse eluga ma olen siis 2024 digitaalne, et need eesmärgid oleksid mul kogu aeg minuga kaasas, et ma pidevalt saaksin siis neid üle vaadata. Ma väga loodan, et sa võib-olla loodetavasti midagi siit videost ja minu ideedest endaga kaasa võtsid, et ka sinu 2024 tuleks siis edukam, kui võib-olla olid eelmised aastad. Praeguseks aga soovin sulle mõnusat aasta algust ja mina ikka soovitan, et pane ikka mingid eesmärgid endale kirja, sest on ju uus aasta ja alati on mõnus uuel aastal mingite uute ideede ja eesmärkidega